Kroonu, Olavi Ruitlase ja Aare Toika kuuldemäng. 5. osa, Dembel. Eelmistes osades juhtunust. 3 Lõuna-Eesti poissi, Peeter Keerits, Heino Ülane ja Stepan Siska värvatakse Nõukogude Liidu lõpuaastatel Nõukogude armeesse. Nende esimeseks teenistuskohaks saab Lõuna-Ukraina linnake Kamenets-Podolsk. Karantiin läbitud saadetakse Eesti soost spetsialistid vastloodud väeosasse number 32010 Arhangelskis. Eesti poistel õnnestub end Peeter Keeritsa eest võtmisel ka uues kohas kehtestada. Heino Ülane saab üllatavatel asjaoludel lisaks, naissuhted edenevad Peeter Keeritsalgi. Eesti võimalik lahkulöömine Nõukogude Liidust kütab ka sõdurite meeli. Muidu jätkus Eesti poiste elu Vene Kroonus ikka vanaviisi. Peeter Keerits jätkas ümbritsevatele närvidele käimist, Stepan Siska konutas enamuse päevadest autopargis käeta votised ja Heino Ülane kas küttis parajasti katelt või oli Gegostrovil Katka pool. Seda kenasti senimaani kuni 2. kroonuaasta märtsikuu kätte jõudis ja ilmad natuke soojamaks läksid. Olga Kucharenko pojahakatist hakati siis koos lapsevankriga igapäevaselt medpunkti ette parkima. Noh, mis lahti, Heino? Mis sa narutad siin? Väljas ei käi, süüa ei taha, suu mul püsib kinni. Ei ole midagi. No varem sa küll ei narutanud, kui medpunkti vaja saada oli. Mäletad seda mesilase otsimist või? No jaa. Siis oli küll nii. Aga ütle, kust ma praegu mesilast saan, märtsikuus. Heino, ega ainult mesilasega medpunkti siis saada. Teisi haigusi on ka. Missugusi? Näiteks kui roiskunud liha süüa, siis saab botulismuse. Jaa, aga sellest see sureb raudselt ära. Kus sina tead? No sa ise ütlesid, kui Kamenets-Podolskisse sõites kõik minu võileivad ära sõid. Aha, no jah. Heino. No. Aga sa passi peale, kui vana Kucharenko ära on. Ja siis mine kaeba, et muna valutab. Muna? Ei, no muna on piinlik. Kuule, kui sa Olgale munadega kallale läksid, kas sul siis oli piinlik või? No, ei no, mitte miski ei liiguta naisi rohkem kui see, et mehel on miskit munadega lahti. Mis lahti, Heino? Issake, Heino, mis sinuga ometi on? Muna. Kõht valutab. Muna? Nii kõvasti, et on kõhtu löönud? Jah. Oot, viska lavat üle pikali. Kus Heinokene? Ma tean, kui valus. No, kullake, tõsta natuke keskohta. Natukene nii ja... Kumb muna valutab? Mõlemad. Pealt näha on kõik korras. Pole punetust ega tursat. Kui ma valuallikat ettevaatlikult masseerin. Oljetska, ma sain apteegist rinnapumba. See oli kapten Kucharenko esimene infarkt ja tugev organism tuli kiiresti elule tagasi. Nädala pärast, kui mees haiglast vabanes, oli ka reamees Ülase munandipõletik viimase juureni välja ravitud ning mees juba paar päeva tagasi riviteenistusse naasnud. Dembel lähenes. Vanadelt olijatelt nagu Siska, Peeter ja Heino ohvitserid enam suuremaid teeneid ei soovinudki. Nemad olid oma panuse juba andnud. Ning vähem kui kuu pärast pidi algama 1988. aasta kevadel mobiliseeritud sõdurite koju saatmine. Kuulake, poisid. Lind laulab. Kevad, jah. Varsti oleme siit läinud nagu sitt lehma ihust. Stepan,
Kui tihti sa kodu peale mõtled? Ei mõtlegi. Mul on pohhui. Aga sina, Peeter? Jah, pole mind enne sõjaväega kodus üleliia armastatud ja vähe on alust arvata, et nüüd miskit nii väga muutub. Oota, aga miks see nii on? Ei tea. Üldiselt tunnen ma end igal pool ühte viisi. Mitte kõige halvemini ja ka mitte kõige paremini. Mina ei tea üldse, mida ma tahan. Koju tahad? Muidugi. Koju tahan ma küll. Väga tahan. Ema ei anna mulle kunagi andeks, kui ma peaks vana-vanaisa kombel tulemata jääma. Ta läheks ju hulluks. Nutaks silmad peast. No aga Kaitka ema on terve aasta juba mulle nagu lihane vanem. Ja kumba nüüd eelistada? Ja Kaitka, väike armas klaverimängija, Kaitka armastab ja hoolib minust rohkem kui keegi ealeski varem. No, Olga ja väike Grisha, minu enda väike pojake. Mis siis, et ma teda vabalt vaatamas ei või käia? Mõtteline lähedus loeb ju samuti palju. Ma tulin siia 2 tühja käega ja nüüd on siin inimesed, kes mulle loevad. Kuidas loobuda kõigest sellest ma... Ei no... Nõukogude armee üks paljudest traditsioonidest nägi ette igale demobiliseeritavale isikliku ja ainulaadse temblitöö, millega meest katnud ja toitnud armeele endast enne lahkumist tänutäheks märk maha jätta. Sest struktuur, mida enamuse osa 2 aastast vihati, sai imelikul kombel paljude jaoks viimastel hetkedel kuldse oreooli. Eelnevad kannatused ja nõmedused muutusid takkajärgi pühadeks ning nii mõnelgi kipitses möödunud ajale mõeldes hingesopis tükike nostalgiat. Ühel ilusal päeval tuli major Kriškin katlamajja. No, Eesti rahva pojad. Aeg on temblitööks küps. Katlamaja Vitjok on meie väeosas süda. Pesete tema seintelt, katlalt ja torudelt nõe ja mustuse bensiiniga maha. Ning seejärel värvite katlaruumi üle. Seinad lagi pruuniks, kuumaveetorud punaseks, külmaveetorud siniseks. See on temblitöö. Mida kiiremini ennast liigutate, seda kiiremini pääsete. Munninahad. Munninahad. Toome Siska juurest autobaasis 2 kanistrit bensiini, 2 päeva tööd ja me oleme siit läinud. 2 päeva. Kurat. Siis läheb vähemalt nädal aega, kui nüüd bensiiniaurusid arvestada. Seda kuradit bensiiniga ei pese. 10 minutiga teevad bensiiniaurud pea täiesti segaseks. See Flint teades, mida meile anda. Pesupulbriga nühime siin 3 nädalat. Hetk hiljem kostis katlamaja poolt kohutav kärgatus ning mehed hüppasid nagu ussist nõelatud jalgadele. Pika hetke valitses hauavaikus. Ümber soojakunurga tormanud Peeter ja Heino nägid õudset vaatepilti. Katlamaja avatud uksest pressisid välja tuleleegid sellise jõuga, nagu valitseks sisemuses põrgu. See on inimene, Peeter. Pikali maas. Mine jookse rutustaapi, mine kutsu kiirabi. Bensiiniaurude kiuste, hõõguv sigaret hambus, eestlaste temblitööd kontrollima tulnud major Kriškin sai edukalt hospitaliseeritud ning arstid andsid väeosa ülem Stolitsenile mõista, et poleks Keerits kannatanud koha peal elustama hakanud. Olnuks väeosal suure tõenäosusega tegemist surmajuhtumiga. Aga kas nüüd on minu ja Heino temblitöö valmis? Ei pea mõtlema. Vaat mis poisid. 1 peldiku te kunagi tegite. Võtate jälle Siska kampa ja teete 3 peale veel 1. Aga 2 kividest ja veega uhutava. Vesikloseti.
ja siis ma teid enam kinni ei pea. Soomses tenutähes või? Kriškinile tehtu suhte hengemise iist. Ja, aga kuulge, kuidas moodi sihukest vesipeldikut üldse tehakse? Suhteliselt lihtsalt. Natuke tuleb segu teha, natuke keevitada. Ja, aga millal me alustame? Täna õhtul. Ja homme hommikul juba lõpetame. Aga seekord Keerits üllatas. Õhtusöögi ajal värbas ta temblite seast 10 hakkajamat, kell 8 õhtul toimus peldikubrigaadil kasarmu taga rivistus. Igaühele 25 rubla puhtalt kätte. Mina maksan. Ja tööde juhatajaks saab Siska. Läheb lahti. Hommikuks ei saa tualett parima tahtmise juures valmis, Peeter. Selleks on vaja rohkem töökäsi, rohkem oskusi. No selles kasarmu osas pole valgustust, aga meie seas elektriku pole. Mehed, meil on ju tööjõudu nii, et tapab. Meil on terve noor sõdurite koosseis. Ja nende hulgas on nii elektrike kui mida iganes. Keerits seal nupp nokib. Pikemalt arutamata käsutati tööplatsile 50 noorsõdurit ja töö algas. Elektrikud vedasid liini, autopargis pandi tööle kallutaja ja kopp, tulevase peldiku akna all oli juba koorem liiva, segumasin toodi kohale, tsemendikotid, metalltorud, tellised, kahelkivid ilmusid välja. Keerits, Sisko, mida te teete? Temblitööd, seltsimees kapten. Stolitsin käskis. Kui Peeter oli selgitanud, mis tähtsust valmiv objekt komandori jaoks tegelikult omab, jäi sel ööl valves olev kapten Kuharenko veel kahtlevale positsioonile. No ei tea, öösel pole lubatud töötada, kui ikka mingi jama tuleb. Ei tule, seltsimees kapten. Vastupidi, seltsimees kapten, kui Stolitsen näeb teie korrapidamise ööga valminud peldikut, siis te korjate endale räigelt punkte. Jaa, ei tea. No öösel pole lubatud töötada. Seltsimees kapten, kuidas oleks pisikese pitsikesega? Valge kurg. Hästi. Tehke tööd korralikult ja Keerits tuleb minu vastaapi. Me arutame läbi, mismoodi hommikul komandorile niisugust lööktööd selgitada. Lähme. Tühi. Bitvujuga. Teine ka tühi. Otsas. Juba otsas. Ei. Aga mis oleks, seltsimees kapten, kui mina läheks ja tooks oma puutumatutest tagavaradest igaks juhuks veel ühe? Muidugi. Võib ühe veel. Aga sa vaata mööda minnes, et need sitapead seal sitamajas ikka sibliksid, Kurat, sina, Keerits, sina oled õige eestlane, aga see Ülane on fašisti raibe. Pisik ja vastik niukene blondi peaga hamster. Sellisel ei ole eestlasega mitte mingisugust pistmist. Tead, ma siis lähen ja toon ühe... Ei, seltsimees kapten, ma lähen toon siis parem juba 2. 2. Siis kas sa oled jumal, mis siis, et setu, kurat, see... Kui palju on meil asjad siin mõne tunniga edasi liikunud? 5 aukuga kollektiivne nõukogude stiilis kükitamispeldik ongi peaaegu valmis. Pole hullu alt, astud põrmanduhe mulgu, näed, seal oma salungivil paigal, kõik on kivistamata. Aga mis kole jäme metalltoruse seal põrandast välja tulid? Seda pitten lätt reo ja uhtmisvesi ja no kõik lätt kanalisatsiooni. Otsa. Paneme sinna äravolu torusse selle. Mis mõttega? Selle sama mõttega.
Kuule, oot, ei, niimoodi ei saa. Ärme seda teeme. Ei, me teeme küll. Selleks ajaks, kui see jama paisma hakkab, meie oleme siit niikuinii läinud. Esi teeme tüüd ja esi käname perse. Lakku täis kui siga. Ohvitser. Uue peldiku valmimist tähistasin. Sitamaja tuleb kõigepealt valmis ehitada. Siis tuleb tähistada. No, aga just nii ma tegingi. Mida? Stolitsenile ei meeldinud karvavõrdki narritamine. Näost puhevil marssis ta teise kasarmusse, kõndis tahaotsa välja, avas ukse ja tardus paigale. Olgu pealed kuivamata, aga ikkagi ilmvõimatu. Ühe ööga kaasaegne tualett. Mitte laudadest kokku tambitud välikäimla. Täiesti arvestatav näguse välja nägemisega ja mugav. Seinal 2 kraanikausi. Täiesti uskumatu. Seltsimees komandör, reamehed Keerits ja Ülane teie kutsel. Noh, kuidas te sellega siis hakkama saite? Heino tegi segu ja mina keevitasin. Kahekesi. Siska oli teiega. Aga põhiosa tegime ikkagi meie Heinoga. Teie, Keerits ja Ülane, olete nõukogude võimule rohkem kahju teinud kui 2 esimest päeva teist maailmasõda. Just nii, aga 2 esimest päeva olid ka väga jubedad. Rivistusele pole vaja tulla. Pärast hommikusööki 3 staapi saate mu abilt ringkäigu lee. Ja kui keegi ohvitseridest praportšikudest alla ei taha kirjutada, siis öelge, et mina käskisin. Just nii, seltsimees alampolkovnik. Kui ma pärast lõunat territooriumilt veel ühe eestlase kondi leian, ei vastutama oma tegudest. Ärge arvake. Ega ma uskunudki, et te ainult 3 selleks võimelised olite. No, aga midagi pole teha. Oskusi inimesi keset ööd ennast salgavalt tööle motiveerida on nii samuti imetlusväärne. Just nii! Hüvastajat kasarmus venis märksa pikemaks. Grusiinid tõid välja 2 liitrist välipläskut rahvusjoogid tšatšaga. Ja kõik tahtsid äkki toost töötelda. Teie erariietes eestlased esimeste kojuminejatena tundute meile nüüd otse kui teerajajatena tavaellu. Vist igaüks meist, kel lähemas tulevikus kodutee ees tunneb, nagu lahkuks 3 pisikest tükikest meist endist. Huvitav, kas nüüd on korraga andestatud siis kõik minu kokku keeratud sigadused või? Tahtis Peeter küsida, kuid ütles hoopis. Aitäh, sõbrad, kuid mul on tunne, et ei rääkinud meist. Noh, nüüd rauti jaama ja prassai valge öö. Ослепительных снах группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне
tervitan teid sel pidulikul päeval. Lubage mul avada sel ajaloolisel tunnil väeosas number 32 Arhangelski linnas esimene kaasaegne veega uhatav tualett meie sõjaväe ajaloos. Töötab! 2 tundi hiljem seisis sama konsiilium samas koosseisus samadel kohtadel. Stolitsõn vaatas jälestustundega üle ajavaid peldikupotte, pruune väljaheiteid, läbiliigunenud pühkmepabereid kõikjal. Ei tööta. Tehtagu midagi. Sandtehnik! Rabošik vabu! Kohale tiriti tross ja sandtehnik üritas kinni jäänud süsteemi lahti lükata. Ei midagi. Ei midagi. Pump! Kohale toodi pump ning üritati tekkinud klompi survega lahti meelitada. Ikka ei midagi või? Ikka ei midagi. No, siis ei jää midagi üle. Võtame kasutusele viimase variandi. Lõhkuge maha! Lubage ette kanda, seltsimees Stolitsõn. Lõhkusime maha tualeti vaheseinad, peksime kangidega puruks betooni, eemaldasime kõik 5 WC-potti ja tirisime põranda seest välja kangekaelselt vastu punnitava äravoolutoru. Ja seal toru otsa ees oli see siin. Mis see on? Sõel. Ahah, sõel. No mida sõel seal teeb? Laseb kust vette läbi, peab junne ja pabereid kinni. Kui jumal on venelane, Keerits, siis üks päev sa selle eest maksad. Peeter, Heino ja Siska astusid samal ajal rongile, lehvitasid tamburist perroonil seisvatele tütarlastele ning suundusid platskaardivagunisse. Ja kas see ongi linnuk, millega sa lubasid meid kodol linnuta vai? Lennuk, mis lennuk? Raha on meil järgi täpselt 3 rublast ja nii vaesete meeste lennukid kõrgemale ei tõuse. Õhtu möödus Siskale ja Peetrile kurnavalt. Pärast öise Tallinna rongi peale istumist uinusid nad peaaegu silmapilkselt. Heino vaatas veel kaua läbi akna mustavasse öösse, nagu teadmatusse. Jah, seal, kuhu mina olen teel, on teistsugused, hoopis teistsugused ööd kui Katka ja Olga katuste kohal, kus hilised tunnid olid valged, selged ja mõistetavad. Знаешь, смотрю я и так захотел тебя разгрызать, как карамел, свет не тушить, не сейчас, никогда, еще бы сказать такие слова. Я люблю тебя. Mida oli Peeter Keeritsa ema kuulnud Nõukogude armeest? Jah, põhiliselt seda, et see on kohaks, kus minu pojast nagu igast teisestki poisist mees vormitakse. Hoolimata sellest, et kadunud vend Mihkel ütles ikka, et sellist asja pole olemaski, mis Peetri sugust lontrust meheks teeks. Ja nüüd on Peeter jälle peaaegu 2 kuud kodus ja sõjaväesõbrad on külas ja lõpetage palun juba ära see lärmamine. Peeter ei öelnud midagi, võttis emal ümbert ja kallistas. Ja siis olid mõlemad
kaua aega vait. Mida oli Stepan Siska ema kuulnud Nõukogude armeest? Mitte kõige vähem pätki. See värk ei huvitagi minnu. No on poiss juba peaaegu 2 kuud kotoh. Rabeles põlla peal ja tareman 3 eist. Ei käi praasnikil, ei hordjata küläpite, ei lahku tõisi mihiga poodimann. Ainult ühel õhtul Stepani tööjopet varna tõstes pudenes selle taskust põrandale õliste kätega määritud ja kapsaks sirvitud pornoajakiri. Mõse käe õlist puhtas. Ja mine kultuurima ja tantsima. Kava sa suur miis roppa papritega seekendat. Ja siis olid mõlemad kaua aega vait. Mis sa õks kõnelet? Mida oli Heino Ülase ema kuulnud Nõukogude armeest? See ei olnud õige koht minu pojale. Võidakse ju rääkida, et seal Heinost nagu igast teisestki poisist lõpuks mees vormiti. Mina seda tõenäoliseks ei pea. Ka mitte vajalikuks. Minul oli mees, kes ei toonud minu ellu midagi helget. Aga Heino on loomu poolest hoopis teissugune. Nüüd on Heino peaaegu 2 kuud kodus olnud. Poisil on korralik töökoht, õmbluskombinaadi osakonna juhataja lausa ja palka saab roppu moodi ja ainult, et Heino! Heinokene! Heino, tule palun korra siia. Jah, ema. Heino, ütle palun, kas kõik need sinu töökaaslased, need tütarlapsed, kes üksteise järel pärast tööaega meil käivad ja teinekord päris hilisel ajal lahkuvad, peavad ikka oma tööasju just sellisel kellaajal ajama. Heino, kas selline rabamine sulle lõpuks tervise peale ei hakka? Heino ei öelnud midagi. Võttis emal ümbert ja kallistas. Ja siis olid mõlemad kaua aega vait. Снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Kuulsite viimast osa Olavi Ruitlase ja Aare Toika 5-osalisest kuuldemängust Kroonu. Osades jutustaja Toomas Lõhmuste, Stepan Siska Ago Soots, Heino Ülane Robert Annus, Peeter Keerits Uku Uusberg, Peetri ema Marika Vaarik, Stepani ema Merle Jääger, Heino ema Tiina Rebane, sampoliit Kriškin Tõnu Oja, väeosa komandör Dmitri Stolitsõn Lauri Saatpalu, praporšik Pavuk Janek Joost, kapten Kuharenko Margus Prangel, Olga Kuharenko Katariina Lauk, viitja Juss Haasma. Kuuldemängus kõlas muusika Aapo Ilveselt, ansamblitelt Kino ja Muumitroll, režissöör Aare Toika, helirežissöör Külliki Valdmaa, assistent Virko Annus, toimetaja Pilleriin Purje. Raadioteater 2007.